Tähelepanu, alustame 40 sekundi pärast. Tunnustame teie täna tänaseid kohtunikke ja lauasindajateni. Küljekohtunik Inna Terasmaa, kohtunik Karolin Siimenson ja keskkohtunik peakohtunik Marko Reosa. Sekretäri lauastajad Aleksander Andrušenko. Kell on tunnid eksunud ja alustame tänast võistlust Eesti meistrivõistluse jõudlustmises ning see on siis aastal 2017 ja spordiklubi Sparta Tallinn. Katseks valmistab Jana Skvartsova ja tema järel Jõrgelis 70 kilogrammi palun kangile katsele Jana Skvartsova. Ja katseluhes 30 häälte. Katseks valmistab Merle Kessin kangile palun 80 kilogrammi ja Heidi Kärmer tema järel valmistamas. Kang on valmis 80 kilogrammi kangil, katsele Jõrgelis. Kang on valmis katsele Jõrgelis. Ja katseluhes 30 häälte, Jõrgelis 80 kilogrammi. 80 kilogrammi jääb kangile. Katseks valmistab Heidi Kärmer, tema järel Monika Aus. Kang on valmis katsele Heidi Kärmer. Ja katseluaeg 30 häälte, 80 kilogrammi Heidi Kärmer. Aus Monika on järgmine ja tema järel Kristi
90 kilogrammi vangina taha. Kõrgus ka, pange kõrgus korraga paika. Kõrgus 7, ärkame üles nüüd mehed. Käed käima. Kanga valmis, katseremoodi kaust 90 kilogrammi vangina. Ja katse noortpoolt hääldada, avakatse 90 kilogrammi Monika Kaust kirjas. 100 kilogrammi kangina Kristis Roosam järgmine, tema järel valmistab Marni Jälgi. Kanga valmis, katsele Kristis Roosam. Ja katse noortpoolt hääldada. Anne Jõel on järgmine 120 kilogrammi palukakile ja tema järel valmistab Karoliina Kase. On kõrgus 7. Kõrgus 7, jah. Turba nii pidi. Alt. Nii kukub läbi. Kanga valmis, katsele Anne Jõel. Kõik. Ja katse noortpoolt hääldab Anne Jõel 120 kilogrammi avakatse. Karoliina Kase on järgmine 147,5 kilogrammi vangile ja valmistumas Mariana Portalo tema järel. Kõrgus paigas, jah. Kanga valmis, katsele Karoliina Kase 147,5 kilogrammi vangile.
Jagatseva 30 Karolina Kase 147,5 kilogrammi kirjas. 155 kilogrammi palun kangile, valmistumas on Marianna Bogdanova ja tema järel alustab uut ringi Jana Skvortsova. Kõrgus 11 paigas, jah. Aga valmis katsele Marianna Bogdanova. Kõik. Kokidele. Jagatseva 30 Vabakatsel Marianna Bogdanova 155 kilogrammi. 75 kilogrammi kangile ja algab teine ring. Seda alustab Jana Skvortsova ja tema järel Merle Tessi. Kangan valmis 75 kilogrammi, katsele Jana Skvortsova. Treeneri joon on natuke tagapool Ats. Treeneri joon on seal. Ja aitäh sulle. Kõik. Kokidele. Jagatseva 75 kilogrammi Jana Skvortsova. Merle Tessi on järgmine 87,5 kilogrammi kangile ja tema järel valmistab Heidi Kärner. Viiene 1,25. Kõrgus 10. Kangan valmis katsele Merle Tessi. Kõik. Jagatseva 30 Merle Tessi 87,5 kilogrammi kirjas. Järgmine Heidi Kärner ja kangile pannakse 90 kilogrammi ja tema järel valmistub Monika Aus. Kangan valmis katsele Heidi Kärner. Katse 8 valmistus. 95 kilogrammi kangile katseks valmistub Monika Aus ja tema järel Kristi Soo. Vaata sinna sellesse ülemisse, sellesse.
Kangor valmis, katsele Monika Aus. Ja katse noin 95 kilogrammi kirjas, Monika Aus. Eesti Sõnamäe järgmine 107 kilogrammi Prantsuse kangile ja tema järel valmistumas Anne Jõela Eesti rekordi väärtusega katse. Kangor valmis, katsele Kristjan. Aidake. See katsega üldse kaotastas. Eesti rekordi väärine katse pannakse kangile. Õigemini Eesti rekordi väärine raskus 130,5 kilogrammi. Kangil on 130,5 kilogrammi, katsele Anne Jõela. Kangil on Eesti rekordi väärine katse raskus. Ja see on avatud klassirekord. Kahjuks ei ole katse valmistus. 154 kilogrammi pannakse kangile. See on samuti Eesti rekordi vääriline raskus kangile. Selleks valmistub Karoliina Kase ja tema järel Marianna Bogdanova. Pool 1,25. Siis läheb siit. Ei. 2,5 1,25. Poolekilosed ja siis need kõige, mis te saite. 2,5. 0,5. 0,25. Voh. 2,5 1,25. Täpselt nii. Ja kangil on Eesti rekordi vääriline raskus 154 kilogrammi. Katsele Karoliina Kase. Ja see on Eesti naiste avatud klassi rekordi katse. Samal päeval sündinud uus Eesti klassi naiste rekord ja kategoorias 84+.
160 kilogrammi paneb kangile, katseks valmistab Mariana Bogdanova ja tema järel algab kolmas ring, Jana Skvortsova. Kanda valmis, katse Mariana Bogdanova. Eesti rekordiväline katse arvatud klassis 160 kilogrammiga ja kategoorias kuni 57 kilogrammi. Ja katse õnnestus, süüdini tõmusest rekordpükis, avatud klassi kuni 57 kilogrammi naised. Alustame kolmanda ringiga Jana Skvortsova alustamas ja algile pannakse 80 kilogrammi. Tema järel Heidi Kärner valmistamas. Kanga valmis, katse Jana Skvortsova. Selles katseks on. Ega sul käed küljelt ei käi? Sõrm kõrnab. Sa ei aita. Pead koos ja surusid peale. Selge. Selles katseks äärtega. Heidi Kärner on järgmine 90 kilogrammi paneb kangile. Kanga valmis, Heidi Kärner katsele 90 kilogrammi kangil. Tema järel valmistub Merle Lessi. Katse kahjuks ebaõnnestus. Lõpptulemus 80 kilogrammi avakatse. Valmistub Merle Lessi järgmiseks katseks 95 kilogrammi pannakse kangile. Tema järel Monika Aus. Viis kilogrammi kangil katse Merle Lessi. Ja katseväes katseks Merle Lessi, lõpptulemus 95 kilogrammi kütus. 100 kilogrammi pannakse kangile, katseks valmistub Monika Aus, ühekaukategooria kuni 47 kilogrammi esindaja. Tema järel valmistub Kristis Kau.
Kalk on valmis, katsele Monika Ruus, 100 kilogrammi. Ja katseludes 2-1. Lõpptulemus 100 kilogrammi kengis Monika Ruus. Kristi Stroomen 170 grammi kangil. Tema järel valmistab Marne Jõele. Kalk on valmis, katsele Kristi Stroomen. Aidake. Katse kahjuks ei õnnestus. Aga katsel 100 kilogrammi jääb Kristi tänaseks tüki tulemuseks. Uuele Eesti rekordi järgmisele katsele valmistab Marne Jõela 130,5 kilogrammi pannakse kangile ja tema järel Karoliina Kase. Kalk on valmis, katsele Marne Jõela. Eesti avatud klassi naiste rekordivääriline kang on kordatud 130,5 kilogrammi. Aidake. Kahjuks katse ebaõnnestus 157,5 kilogrammi pannakse kangile. Samamoodi on see Eesti avatud klassi naiste rekordivääriline kang. Katseks valmistab Karoliina Kase. Seejärel teeme pausi 3 minutit ja siis alustame meeste väiksemate kaalukategooriatega. Kalk on valmis, Karoliina Kase ja Eesti rekordivääriline kang 157,5 kilogrammi. Kalk on valmis. Kulge tähe!
on võimalik teil panna. Näiteks kitsad need eleikod tuua. Need võib taha viia, siis saab trenni nendega teha, aga võistlust ei saa. Sest sealt on puudus. Meil on 35 sekundit aega. Pane 70 peale. Pane sinisega. Ja sellega võid panna. Pane. Ja 2,5. Pane see sarnaselt. 20, 2,5, siis hakake neid leikomasid kasutama. Nii, tähelepanu kell on kuniks olnud tulli. Alustame meeste kehakategooriat kuni 59 kuni 66 ja kuni 74. Esimene sportlane tõstab Randal Sten-Martin Mau 70 kilogrammi kangile ja tema järel valmistub Janek Luisk. Kanga valmis, katsele Sten-Martin Mau. Ja katseloed on hämdaga 70 kilogrammi kirjas. Janek Luisk on järgmine 95 kilogrammi kangile ja tema Sven Omaldis Laur valmistumas. Kanga valmis, katsele Janek Luisk. Palun vabastame koridori sealt. Ei kogune sinna sisse kaitsevalda. Härrased, palun. Ja katseloed on hämdaga 95 kilogrammi kirjas. Sven Omaldis Laur on 106 kilogrammi mõnusse kangile ja tema järel valmistab Elmar Põlitsalu.
Kang on valmis, 110 kilogrammi kangil, Sven Maldis Laul. Katsega 1 õnnestus. kilogrammi kangile katseks valmistab Elmar Põldsalu ja tema järel Kristo Kivimäe. Ja nüüd teeme nende kitsastega edasi. Kang on valmis, katsele Elmar Põldsalu 120 kilogrammi kangile. Ja katsevad kolme häältega. Elmar Põldsalu 120 kilogrammi. Kangile palun 120 jääb. Ja katseks valmistab Kristo Kivioja ja tema järel Ahti Prits. Kang on valmis, katsele Kristo Kivioja. Ja katsevad kolm häältega, katsel Kristo Kivioja 120 kilogrammi. 155 kilogrammi pannakse kangile, Ahti Prits valmistub selleks ja tema järel Karl-Mihhail Valmur. Kang on valmis, katsele Ahti Prits. Ja 155 on kirjas, Ahti Prits 3 häältega, oma katsel. 160 kilogrammi palun kangile katseks valmistab Karl-Mihhail Valk ja tema järel Henri Ola. Ja Kang on valmis katsele Karl-Mihhail Valk 160
võidujatega Vadatsel Kaarel Mihhail Laak 160 kilogrammi kirjas. Henri Olak on järgmine 175 kilogrammi. Palun kangile ja tema järel valmistumas Germo Pärn. Arko, kas seda ei saa sinna alla lükata, seda vaiba ja? Ei mahu jah. Palju parem. Kanga valmis 175 kilogrammi katsele Henri Olak. Rokkidele. Ja 3-0 häältega Henri Olak 175 kilogrammi kirjas. Järgmiseks katseks valmistub Germo Pärn ja 185 kilogrammi pannakse kangile. Ja tema järel alla teine ring, mida alustab Sten-Martin Mau. Kang on valmis, katsele palun Germo Pärn. Ja katse loeb 3-0 häältega 185 kilogrammi Germo Pärn. Avakatse tejas. Alustame teise ringiga. Martin Sten-Mau on esimene 70 kilogrammi pannud kangile. Ja tema järel Janek Luis. 77,5 kilogrammi pannud kangile. Kang on valmis Sten-Martin Mau katsele. Kõik. Ja katse loeb 77,5 kirjas. Janek Luis on järgmine 105 kilogrammi palun kangile, tema järel Maldis Meenu Laur. Kang on valmis, katsele Janek Luis. Kaks üks katse loeb. Seda 10 kilogrammi kangile. Smeel on Maldis Laur. Valmistub ja tema järel Elmar Põldsalu. Elmar Põldsalu siis meil rekordikatse venes kangile. Aga Kang on valmis katsele. Meil on Maldis
võetud 2-1 võetud. Elmar Põldsalu järgmine, temal on siis Eesti rekordi vääriline tahv. 126,3 kilogrammi ja Eesti rekordi katse Master 3 klassis, ehk siis see on mehed üle 60 kilogrammi ja 60 aastat. Ta on ka valmis. Elmar Põldsalu katse. Kas see koduse kõrgus on tal õige või? Puki kõrgus on tal õige või? 12. Kui ta ise soovi avaldab, ta peab lauda ütlema seda. Ja Klausel Eesti rekordi eest. Elmar Põldsalu tegi rekord Masters 3 klassis keelakaalu kategoorias kuni 66 kilogrammi. Risto Kiviõu on järgmine 127,5 kilogrammi pannakse vangile. Tema on valmistunud Ahti Prits. Ka korralis katsele Risto Kiviõu. Ahti Prits on järgmine 165 kilogrammi pannakse vangile. Tema järel valmistab Karl Mihhail Valk. Ka korralis 165 kilogrammi katsel Ahti Prits.
Henri Olak on järgmine 185 kilogrammi kangile ja tema järele valmistub Germo Pärn. Kautta valmis katsele Henri Olak. Palun tehke sportlastele vabaks sissepääs. Palun tehke sportlastele sissepääs vabaks. Ärge seiske sissepääsu juures. Sportlane tahab keskenduda ja rahulikult läbi pääseda, ei pea pildima kohe samas. Katse 2-1 vastu. Germo Pärn on järgmine 192 kilogrammi kangile ja tema järel algab kolmas ring Sten-Martin Mahuga esimeseks. Kaotab valmis katsele Germo Pärn 192,5 kilogrammi kangile. Teise kehaga siis 64,8 kilogrammi. Ja katsel on 2-1 Germo Pärn 192,5 kilogrammi mees. Alustame nüüd kolmanda ringiga. Martin Sten-Mahu on järgmine ja kangile palun 87,5 kilogrammi. Tema järel valmistub Janek Ruisk. Üks hetke peale. See on 1,25. Kaotab valmis Sten-Martin Mahu katsel 87,5 kilogrammi kangile. Germo Pärn loobus kolmandast katsest. Katse 8 valmistus. Punane kaart tähendab siis äkki kõrgeks. Kangile palun 110 kilogrammi. Janek Ruisk on järgmine ja tema järel Sven valmis Laul. Kaotab valmis katsele Janek Ruisk.
katselevad kolmkümmend häält. 110 kilogrammi kirjas. Sveenu-Maldis Lauren järgmine hangile palub 115 kilogrammi ja tema järel valmistab Elmar Põldsalu. Tankar valmis, katsele Sveenu-Maldis Lauren 115 kilogrammi hangile. Ja katselevad kolmkümmend häält. Tulemus 115 kilogrammi kõigis Sveenu-Maldis Lauren. Järgnevaks Elmar Põldsalu 130 kilogrammi hangile. Ja see on Eesti Masters 3 klassi tükirekord. Muidugi, kui see õnnestub. Elmar Põldsalu on valmis, katsele. Teile käima. Teile käima, palun. Ja katselevad palun lähetada uus Eesti rekordprosenti Elmar Põldsalu Masters 3 klassi tükirekord. Ehk siis Masters 3 on mehel üle 60 aasta. Ja kehakaalu kategooria kuni 66 kilogrammi. 132,5 kilogrammi hangile valmistub Kristo Kiioja ja tema järel ka Mihhail Valk. Tankar valmis, Kristo Kiioja katsele. Hea võitlus ja katse kirjas 132 kilogrammi, 132,5 kilogrammi. Kristo Kiioja lõpptulemus kükis. 190 kilogrammi hangile Karl Mihhail Valk on järgmine ja tema järel valmistunud Silvi Olak. Tänase hommikupoole kaks viimast köögikatset siis. Tankar valmis, Karl Mihhail Valk 190 kilogrammi. Palun katsele. See kahjuks ei valmistas. Lõpptulemus 170 kilogrammi. Henri Olak lõpetab siis
siis täna hommikupoolsed kõikide katsed õhukatsega 192,5 kilogrammi. Enne lamades surumist teeme Aleksander 5-minutilise vaheaja. Praegu saab siis 3 minutit lamades surumise katseid algraskusel muuta. Kalga valmis, katse Henri Olak 192,5 kilogrammi. Katse kahjuks ebaõnnestus. Teeme siis 5 minutit pausi ja jätkame naiste